Tervist, head Ruudulipu vaatajad! Eetrisse läheb selle hooaja eelviimane saade ja teemaks Saaremaa ralli, kus siis esimese stardinumbri all läksid rajale Ott Tänak ja Kuldar Sikk, autoks Ford Focus WRC 03 ja sündmusi jagus 2 päevale küll ja küll. Head vaatamist! Kokku startis Saaremaa rallil 144 autot, mis on selle aasta üks suurima osavõtjate arvuga ralli. Sõitjaid tuli Eestist, Lätist, Leedust, Soomest, Venemaalt, Ukrainast ja Itaaliast ja kõik see meelitas kohale hulga publikut. Reedel 7. oktoobril alanud 44. Saaremaa ralli avapäeval sõideti 3 katset, esimesed 2 kruusal ja siis juba legendaarsesse seisu tõusnud Kuressaare linnakatse, tänavavalgustuse ja lisatulede valgel. Kodusaarel esmakordselt Ford Focus WRC autoga kihutanud Ott Tänak koos Kuldar Sikuga olid avapäeval oodatud hoos. Peale 3 katset kindel ralli liidrikoht ning käes hea tunne, millega minna ja võidelda edasi järgmisel päeval. Nende edu teise 5 aastat värskema Ford Focus WRC autoga sõitvate Georg Krossi ja Raigo Mõlderi ees oli 21,1 sekundit. Teisel kohal päeva lõpetanud Georg Kross tunnistas, et selline ajavahe Tänakuga oli see, mida ta arvas tulevat nii umbes sekund kilomeetri kohta. 3. kohale tõusid Kuressaare linnakatsega Kaspar Koitla ja Andres Ots ning nemad kaotasid Tänakule 22,8 sekundit. Nende selja taga 0,7 sekundi kaugusel olid Janis Vorobjovs ja Guntar Zikans. Kindlasti tasub ära märkida 2 noore Soome sõitja tulemused. Mõlema jaoks oli tegu esimese ralliga 4-veolisel autol, varem on sõidetud 2-veoliste masinatega. Esimene neist, Soome Autospordiliidu noorte treeningrühma kuuluv Esa-Pekka Lappi, oli peale avapäeva koos kaardilugeja Janne Fermiga absoluutarvestuse 5. ja klassi N4 3. kohal kaotuste Vorobjovsile 8,3 sekundit. 6. ja 7. koha absoluudis olid haaranud enda kätte Murakate suguvõsa liikmed. Margus Murakas ja Tom Rist olid 6. kohal, kaotust Lapile 6,8 sekundit, 7. kohal aga Marguse vennapoeg Roland koos Kalle Aadleriga, kes kaotasid Margus Murakale 0,4 sekundiga. Roland Muraka selja taga 5,1 sekundi kaugusel oli teine varem mainitud Soome sõitja Jukka Korhonen koos Timo Hantuneniga. Tegu on sellel aastal Soome Fiesta trofisarja ülivõimsa võitjaga, kellele oli Saaremaa ralli esmakordne kogemus 4-veolise Mitsubishi Lancer Evo 9 roolis. N-klassi kiiretest sõitjatest jäid raja äärde avapäeval Raul Eets ja Andrus Toom ning Sander Pärn ja Ken Järveoja. Esimest korda oma 3-aastase sportralli karjääri jooksul katkestas Jeets tehnilistel põhjustel. Sander Pärnale ja Ken Järveojale sai saatuslikuks esimese katse trampliin, kus pikk õhulend autole liiga hästi ei mõjunud. Tuli välja, et tibakene hüpsime palju selle auto jaoks, et maandusime küll enam-vähem 4 ratta peale, aga veovel sai tõenäoliselt viga, vasak esimene ja siis muutus auto 3 ratta veoliseks. Sain aru küll, et auto nagu ujub veidi tee peale, aga järsku nagu kadus juhitavus täiesti ära ja tegime piruetti suurel kiirusel ja siis see vigastas ka meie parempoolset roolivarde sismete otsa ja edasi sõitmine oli võimatus. Me olime kinni ka nagu seal muda sees. 2-veoliste autode kiiremad olid peale avapäeva Siim Plangi ja Marek Sarapuu, kes olid siis ka klassi A7 liidrid ja absoluutarvestuse 12. kohal. Nende oodatud konkurendid Priit Ollino ja Urmas Roosimaa katkestasid ralli juba 300 meetrit peale stardipoodiumit, põhjuseks probleemid peaülekandega. Klassi teisel kohal olid Marko Mäntu ja Joni Mägela ning 3. Reiko Lempu ja Indrek Jõeäär. Klasside A6 N3 ühisarvestuse liidrid olid Markus Aabram ja Jarmo Võsa, kes edestasid Timmu Kõrget ja Erki Pintsi napi 1,3 sekundiga. Rahvuslikus E-rühmas olid tavapärased liidrid Einar Laibaik ja Siimo Suvemaa. Nende edu kohalike meeste Lembit Soe ja Ahto Pihlase ees oli 2,3 sekundit. Klassi ühed soosikud Ago ja Kalle Ahu said tagasilöögi teisel katsel, kui nende BMW massilüliti streikis. Mehed pääsesid küll katsele, kuid hilinemise eest saadud ajatrahv väljendus päeva lõpus pea 2-minutilises kaotuses Laibaigale. Saaremaa ralli teine päev algas ebameeldiva uudisega, kui Eesti Autospordiliidu turvavaatleja otsustas ära jätta 4. katse, kus katse lõpus olnud trampliini äärde kogunenud rahvas oli tema sõnul ohtlikult raja ääres. Lindid olid pandud küll turvaplaani kohaselt ja rahvas ses mõttes õiges kohas, kuid rahvast oli liiga palju ja algselt kinnitatud turvaplaan ei toiminud nii, nagu oleks pidanud. Nii sõidetigi hommikul 2 katset ja suuri kahtlusi nende järel ralli liidris polnud. Ott Tänak ja Kuldar Sikk suurendasid oma edumaad Georg Krossi ja Raigo Mõlderi ees ja see oli 1 minut ning 2 sekundit.
Täiselektroonilise ehk siis aktiivsete diferentsiaalidega Ford Focus WRC 03 oli sellistes libedates oludes hea sõiduvähend ning Oti näol oli salakaval muie, mis näitas, et mees nautis täiega sellise autoga sõitu. Selle auto järgi legendi teha on üsna lihtne, et üldiselt ta nagu käitub nii täpselt nagu sa tahad ja üsna nagu ette arvatav, et üldiselt on nagu üsna ette aimatav kõik, ei ole väga mingeid suuri üllatusi. Ja ega Georg Krossilgi suuri muresid polnud, sai ta ju oma aegu võrrelda Eesti tänase päeva kiirema rallimehega. No täna väga oma kiirusega päris rahule saada ei jää, et kuigi jah, et eile me push'isime päris kõvasti ja oli näha, et midagi teha ei ole, sekund on kindlasti see aeg, 1 kilomeetrile alla Otile jääme. Täna nagu natuke võib-olla võtsime rahulikumalt, ütleme nii, et tegelikult üllatas võib-olla rohkem ka, et oli kohati päris hea pidamine ja kohati oli päris siuke keeruline, et midagi ei ole teha jah, et natuke oleks võinud võib-olla rohkem pingutada, samas on järgmine nädal lõppkehal rallisprint. Oleks vaja selle autoga seal sõita, kuigi jah, ega midagi kindlat rallis ei ole, et kas sõidad vaiksemalt või kiiremini, alati võib midagi juhtuda. Üldiselt kokkuvõttes võib nagu niisuguse 3 panna. N-rühmas oli aga vahetunud liider peale 6. kiiruskatset, olid sellele kohale tõusnud Janis Vorobjovs ja Gunter Zikants, kes suutsid edestada Kaspar Koitlat ja Andres Otsa 4,7 sekundiga. Ühesõnaga, samalaadne seis nagu pea iga ralli sellel aastal. Нормальный просто ралли. Это не только вид спорта, где надо быстро ехать, но должно быть еще везение. Но сегодня, наверное, утром везение на моей стороне, и потому такой результат. Klassi teisele kohale langenud Koitla sõnul oli üldiselt hommik sujunud hästi, pisut oli alt mindud rehvivalikuga. Vahepeal on jumal hea pidamine ja siis on jälle üllatav, et ei pea üldse, et raske on leida seda õiget rütmi, aga peab hakkama saama. 2 kiirest soomlasest oli peale Jukka Korhoneni väljasõitu 6. katsel alles jäänud Esa-Pekka Lappi. Sellel aastal Soomes Citroen C2 autoga sõitnud Lappi oli N-rühma 3. kohal, kuid 2 katsega oli vahe liidritega kasvanud ja see oli nüüd juba pool minutit. No onhan se hauskaa tuommoisen 2-vetosen jälkeen totta kai, että vähän etenee eri tavalla ja niin kuin vauhtiakin kerää enempi ja mukavimpihan silloin viedä kurveissa, mutta sitten taas nyt tämä keliolosuhteet on aika mielenkiintoista, tosi haastavaa ja vaikeita sen tällä hetkellä on tällä kokemuksella. Lappi järel tulid Roland Murakas ja Kalle Aadler ning lätlased Janis Veldmanis ja Andris Jesse. N-rühma esikuuiku lõpetasid Margus Murakas ja Tom Rist, kellel kaotust Vorobjovsile 1 minut. Undval meil oli kuidagi see päike ja eks kõigil oli päike, aga kuidagi me ei saanud seda rütmi absoluutselt Undva peal üles ja seal tuli suur kaotus ja nüüd see viimane katse, see oli meie lemmikkatse seal üks tuttava kohaga ja see oli vist enam-vähem rütmi poolest, et aga paneme natuke kõvemad rehvid alla, et mulle see pehme ei istunud hästi mitmeks raas. Klassis A7 oli Siim Plangi ja Marek Sarapuu olukord täiesti no problemo, sest kuidas teisiti saaks kirjeldada üle minutilist edumaad klassis konkurentide ees. Absoluudis olid selle aasta meistrid 13. kohal. Esimene see pikk katse, sellega tegelikult ei ole eriti rahul, et ei ole seda õiget kiirust, mis nagu sellise pingega on, kui teised ka nagu võistlus on kellegiga, et siin ei ole kiirust, aga teisel üritasin nagu ennast kokku võtta ja seal juba tuli mingine kiirus juba oli. Teisel kohal selles klassis olid soomlased Marko Mäntöö ja Joni Mägela, neist poole minuti kaugusel David Sultanjants ja Siim Oja. Klasside A6 ja N3 ühine arvestus oli endiselt terav, just selline, nagu sellel hooajal oleme seda harjunud nägema. Timmu Kõrge ja Erki Pints olid kodupubliku ees klassiliidrid, kuid sel aastal esimest rallit kaasa tegevad Kristen Kelement ja Alo Ivask kaotasid neile napi 0,5 sekundiga. Sander Siniorgi ja Urmas Küntsler olid liidrist maas 7,9 sekundit. 5. katsel konkurendi taha kinni jäänud Markus Aabram ja Jarmo Võsa olid langenud selles arvestuses 4. kohale ja kaotasid Kõrgele 9,3 sekundit. Rahvuslikus E-rühmas muutis seisu kõvasti 5. katse. Mobil Super Undva katsel jäid rajaäärde liidrid Einar Laipaik ja Siimo Suvemaa, samuti lõpetasid ralli mootoriprobleemide tõttu Lembit Soe ja Ahto Pihlas. Ago ja Kalle Ahu jäid aga seisma selles kohas, kus ukrainlane Puskar rajalt välja oli sõitnud ning aitasid väliskülalistel autot kustutada, kuid eelmise päeva probleemid ei lubanud neile vaatamata kõigele E-rühmas kõrget kohta. Nii olidki E-rühma liidrikoha enda valdusesse võtnud Leedu võidusõitjad Martinas Samsonas ja Mindaugas Varsa. Teeme nüüd väikese reklaamipausi, et jätkata põnevate sündmustega juba mõne hetke pärast.
Ruudulipp on tagasi ning me jätkame endiselt loomulikult Saaremaa ralli põnevate sündmustega ja saate lõpuossa mahub meil veel ära ka näpuotsa täis VOK Krossi. Head vaatamist! Üldarvestuses aga viimased katsed suuri muutusi sisse ei toonud. Ott Tänak ja Kuldar Sikk jätkasid domineerimist ja ei lasknud kellegil teisel isegi mõelda katsevõidu peale. Legendaarsel Kaugatoma katsel said mehed keskmiseks kiiruseks 138 kilomeetrit tunnis, mis on sama, mis eelmise aasta võitjal Mats Östbergil. Ja sellel aastal oli rada mõnes kohas pisut ka vihmamärg. Kindla sõiduga ja liigseid riske võtmata kindlustasid Tänak ja Sikk endale 44. Saaremaa ralli võidu. Ott Tänakule on see teine, Kuldar Sikule aga esimene kord Saaremaal kõrgemale poodiumiastmele tõusta. Selle võidu pealt on kindlasti hea minna edasi Katalooniasse, kust tarvis koju tuua SVRC maailmameistritiitel. Väga kihvt päev on olnud ja ütleme nii, et oleme saanud nautida. See auto ilmselt annab hea võimaluse nautimiseks, eks ole? Ja kindlasti, aga ütleme nii, et eks igas hetkes tulevad lõpuks mingid piirid ette ja eks me nagu üritasime kohati üsna kiiresti sõita ka, et vähe neid piire ka kompida, aga ma ei tea, iseenesest ma arvan, ralli nagu ralli ikka õnnestus väga hästi, auto kestis ja tuleb rahulele. On suured tänud kõigile fännidele, päris palju rahvast on olnud ja kindlasti Saaremaa toetajatele, kes nagu tegid selle asja võimalikuks, et ma arvan, et kindlasti rahval oli mida vaadata võib-olla, et küll muda ja kruusa lendas ja samas ise saime ka nagu väga hea feelingu sellest, et aitäh! 2009. aastal Saaremaa ralli võitnud Georg Kross jätkas päeva samas rütmis nagu peale hommikust hooldust. Nii kuulus neile Saaremaa ralli teine koht ja kaotus Tänakule ja Sikule jäi 2 minuti 4,2 sekundi peale. Eks see Saaremaa ralli on väga salakavar ralli ja selles mõttes muidugi on väga hea meel finišis olla, et 3 katse tulemusega ma rahule ei jäänud, et nii Undva, Karala kui Taritu esimesed läbimised, et Taritu oli muidugi hirmus sadu, seal ei võtke nagu liigseid riske esimene kord, aga nagu natuke oleks võinud vähem kaotada, et oleks saanud ikka kokku ralli peale sekund kilomeetrile, nüüd läks natuke üle. Aga no midagi teha ei ole, et Ott on ikkagi omaette maailmas ja minu arvamust mööda on ta kindlasti ka mingi hetk maailmameister. Tuleb tunnistada, et talle ei oleks niikuinii mitte mingit võimalust vastult saada, et ma olen rahul selle tulemusega. N-rühmas jagus sündmusi viimastele katsetele, kuid lõplik paremusjärjestus selgus alles peale rallit. Oma absoluudi 3. ja N-rühma liidri kohta suutsid hoida Janis Vorobjovs ja Gunter Zikans. Taritu katse esimesel läbimisel, kus oli sadanud kõvasti vihma ja rahet, tegi Vorobjovs spinni ning see lubas Koitlal talle lähemale jõuda. Lätlased võtsid siiski klassivõidu ja sellega ühtlasi ka teise koha N-rühma meistrivõistlustel Koitla järel ning katkestanud Raul Eetsi ja Andrus Toomi ees. Здесь собрались все-таки много ребят, которые очень-очень быстро ехали. И Каспар тоже очень быстро ехал. И здесь было то, что эти силы настолько равны, что победил тот, у кого было больше везения. Да, и, наверное, мне больше повезло. Saaremaa ralli tulemustest tuli peale võistluste järgset tehnilist kontrolli sisse muudatus. Nimelt Kaspar Koitla ja Andres Otsa võistlusauto ei vastanud tingimustele, nad eemaldati võistlustest ning nende tulemust tühistati. Põhjuseks oli siis turbo mittevastavus homologatsioonile. Lahti seletatuna oli nende auto turbo juures kasutusel sellele mudelile mittevastav küüs, mis muutis turbo ülelaadimise rõhku ning ühtlasi ka võimsust. Sellega seoses tõusid N-rühma teisele kohale Roland Murakas ja Kalle Aadler, kes rallijärgset intervjuud andes teadsid, et on 3. Kõik nagu sujus, et esimene päev oli okei ja stardikoht teisele päevale oli vägagi normaalne ja teine päev ka kõik klappis, ei olnud ühtegi mure, saime sõita nii, nagu ise tahtsime. N-rühma 3. kohale tulid seega Janis Feldmanis ja Andris Jesse, kellel kogunes kaotust klassivõitjatest rahvuskaaslastele 42,7 sekundit. Absoluutarvastuses tulid aga Feldmanis ette 5. kohale klassi E12 võitjad Aleksei Lukjanuk ning Aleksei Arnautov Venemaalt. Rally Estonial päevi näinud Opel Astraga kiiret sõitu teinud Lukjanuk oli sõpradelt kingituseks saanud võimaluse osaleda Saaremaal 4-veolise autoga. Margus Murakas ja Tom Rist võitlesid vedrustuse probleemidega ja nii kukkusid nad lõpuks absoluudi 11. ja N-rühma 8. kohale. Lähemata hommikul ei saanud sellest aru ja kui ma hakkasin mõtlema seda, et kust kohas see eilne linnakatse hea aeg tuli, eks ta siis sellest tuli ja murt oli kinni ja kardiga oli asfaldi peal hea panna, aga lammas ei saanud sellest eile nagu aru, et mõtlesin, et olengi kõva mees, ei olnud tühjagi. Kaheveoliste klassis A7 olid kiiremad tänavused Eesti meistrid Siim Plangi ja Marek Sarapuu, kellel olid ralli viimastel katsel päris mitmed ärevad hetked.
juba olimegi loobumas, et proovisime, aga midagi ei juhtunud ja siis ühtäkki juba juhtus ja jälle hakkas kõik nagu alati tööle. Klassi teine koht kuulus soomlastele Marko Mäntele ja Joni Mägelale, kellel tuli plangile kaotust 1.40. Kolmandad olid samuti Civic Type R-iga sõitnud David Sultanjants ja Siim Oja. Meistrisarjas ühises arvestuses olevate A6 ja N3 autode arvestuses olid parimad A6 klassi Citroen C2-ga sõitnud Kristen Kelemant ja Timo Kasesalu. N3 klassi Honda Civic Type R masinaga kihutanud Timmu Kõrge ja Erki Pints kaotasid 4,3 sekundiga, kes omakorda edestasid samuti N3 klassis sõitnud Markus Abramit ja Jarmo Võsa 11,2 sekundiga. Viimased tulid ka tänavusteks Eesti meistriteks, seda 5-punktilise eduga Kristo Subi ja Teele Sepa ees ning pronks kuulub tänavu Timmu Kõrgele ja Erki Pintsile. E-rühmas olid Saaremaal kiiremad Ken Torn ja Riivo Mesila, edestades soomlasi Tomi Tugiainenit ja Pasi Kilbeläinenit 56,2 sekundiga. Kolmandad olid Jaan Pettai ja Raino Verliin. Eesti meistriks tulid aga E-rühmas Saaremaal selle arvestuse 5. lõpetanud Lauri Reintam ja Ilmar Pukk. Ning lõpetuseks veel ka meeskondlik arvestus. Eesti meistriks tuli tiim RRC, hõbe läks MM Motorspordile ja pronks GM Racingule. Eesti veoautokrossi meistrivõistlused lõppesid Hinsa krossirajal. Veoautodel Kass 51-52 sõidetud esimese poolfinaali võitis pronksmedalist mõtlev Olari Saarniit, talle järgnesid Taavi Pindis ja veel üks mees, kes soovis pronksi saada, lätlane Bruno Leimanis. Teise poolfinaali võitis taas kord Saarniit, teine oli lätlane Andris Jurtsins ning kolmanda kohaga aitas natukene sõitjate kaardipakki segada Birger Rasmussen. Finaalis pühkis kõige ees minema Jurtsins ning sellele kohale mees ka jäi. Ka Saarniit oli stabiilne, kokkuvõttes talle ikkagi teine koht. Kolmandal kohal sõitis esialgu vanameister Gunnar Orav, kuid siis hakkas vesi tema auto jahutussüsteemist lahkuma ning Ott Kevvai suutis temast lõpuringidel mööda pressida ja saada kolmanda koha. Tiinas oli 7. Kokkuvõttes tähendas selline paremusjärjestus seda, et kuldmedal läks sel aastal Võru autokrossi mehele Ott Kevvaile. Jurtsins läks tabelis mööda Marko Tiinasest ning sai oma esimese medali, mis oli hõbedakarva. Eesti meistrivõistlustelt sai kolmanda koha Marko Tiinas, kes juhtis sarja esimese 5 etapi jooksul, aga lõpuks siis tõepoolest vaid pronks ja seegi tuli napilt. Saarniit jäi temast maha vaid 1 punktiga. Veoautodel Kass 53 oli küsimus vaid selles, kas kindel liider Vaiko Samm ei katkesta esimesena ning ei tekita sellega teoreetilist võimalust kullavõiduks Mikk Mäesaarele ja küsimus oli üleval ka selles, kes saab endale pronksmedali. Mäesaar ei soovinud aga midagi saatuse hooleks jätta ning võitis mõlemad poolfinaalid veenva eduga Marek Kõbu ees. Vaiko Samm võttis poolfinaalid kindla peale, olles esimeses 4. ja teises 3. Ka finaalis suuri üllatusi polnud. Mäesaar läks endiselt kindla peale ja võitis etapi. Tema püüdlused olid arusaadavad, kuid siiski Vaiko Sammu, kes lõpetas finaali 3. püüda ei õnnestunud. 2 mehe vahele pressis end taksot sõitnud Kõbu, kellele näiteks üks pealtvaataja kõrvalistumise eest poolfinaalis 100 eurot viskas. Samm tänavune meister, Mäesaar hõbedal ja Viljar Kask pronksil. Veopagidel Kass 51 oli enne finaalsõitu lahtine vaid küsimus, kuidas jagavad Indrek Viibur, Lauri Leiten ja Margo Püks medalite värvi. Keegi 4. nende nõupidamisse enam sekkuda ei saanud. Viimane etapp lõpetati järjestuses Viibur, Leiten ja Igor Kelk. Meistrivõistluste lõpuprotokolli kõrgemale reale kanti aga meistrina Leiteni nimi, Viibur 2, Püks 3. Veopagidel Kass 53 kujunes viimane etapp ootamatult osavõturohkeks ja konkurentsitihedaks. Paar päeva enne võistlust avaldasid oma osavõtusoovi sel aastal tagasihoidlikult esinenud Kardo Künnapuu ja Frank Tiideberg. See ajas omakorda käed sügelema lätlastel ning tagajärjeks oli tänavuse hooaja osavõturohkem võistlus, stardis 7 meest. Finaali võitis üsna kindlalt Margus Vainumets, kes pälvis ka meistrikulla. Ühtlasi oli tema ainus tänavustest tiitlivõitjatest, kellel kuldset karvamedal juba varasemast olemas, kuid seda teises klassis veopagil Kass 51. Nii Hinsa finaali kui ka meistrivõistlused lõpetasid 2. ja 3. lõunanaabrid Arnis Ramats ja Janis Kozlovskis. Selline oli siis selle hooaja eelviimane ruudulipp. Nädala pärast kohtume taas ja siis võtame kokku selle aastase Eesti rallikrossi meistrisarja. Kõike head!